Tallinna linnavalitsuse peremees õige pea vahetub, kui täna kõnnib siia tööle veel Jevgeni Ossinovski, siis õige varsti tuleb juba uus linnapea Isamaast ja täna kirjutati alla vastav koalitsioonileppe. Koalitsioonileping on mahukas 16 lehekülge ning olulisemad põhimõtted on varem saanud juba avalikuks. Nüüd pandi ka rahanumbreid taha. Riina Solman loetleb lastega seotud toetusi. Suur rõõm on öelda, et sünnitoetused tõusevad. 3. eluaasta saabumiseni maksab linn toetust 250 € kodus lapse kasvatamise eest ja linn hakkab noortele peredele siis kodulaenu nii-öelda käendust garanteerima, et lasteaia kohatasu ei tule selle koalitsiooniga. Ka pensionilisa Tallinnas tõuseb 200 300 €. See ei ole, nagu kasutades nüüd ühe endise peaministri lauset, et see ei ole lennukilt raha külvamine, vaid tegelikult väga sihiteadlikult. Ehk siis me räägime lastega peredest, kui lapsed perre sünnivad, kui on erakordselt suured väljaminekud. Me räägime nendest lastest, kes lähevad kooli, esimesse klassi, kui on päris suured väljaminekud, aga tegelikult ka eakatest inimestest, kellel on, eriti kes elavad üksi. Koalitsioonileppele kirjutasid tavakohaselt alla kõigepealt erakondade juhtfiguurid, eesotsas tulevase linnapea isamaalase Peeter Raudsepa ja tulevase volikogu esimehe Mihhail Kõlvartiga. Seejärel said allkirja anda ka teised koalitsioonierakondade poliitikud, nende seas nii Isamaa kui Keskerakonna ridades olnud Aivar Riisalu. Tunnistan ausalt, et hetkel ma näen väga kainet maailmapilti ja ütlen ausalt ja hästi siiralt ja südamest, nagu sa ka targalt ütlesid, tundes mõlemat erakonda suhteliselt hästi, võin öelda, et hetkel ma ei näe pilvi. Kohast ilma jääv praegu veel linnapea Ossinovski nii ei arva. Ei tehta lihtsalt mitte midagi ja mõnes valdkonnas, kus oleks oodanud sellist olulist edasiminekut, on võib-olla üldse 2-3 lauset, ehk siis suures pildis ma arvan, et see peegeldabki uue linnavalitsuse ambitsiooni, milleks on sisuliselt selle puudumine. Kui midagi konkreetsemat välja tuua, siis loomulikult see, et kaasajastatakse siis toetuse määrasid, see on tavapärane ja loogiline. Iga linnavalitsus, kes pärast valimisi ametisse astub, on seda alati teinud, see on igati mõistlik. Uus Tallinna linnavõim hakkab selgelt vastanduma riigivalitsuses olevale võimule. Pigem me peame tegelema tagajärjetega, ehk siis majanduskriis, kus me praegu oleme, toimetulekukriis, kõik see on tingitud praeguse valitsuse otsustega. See on objektiivne reaalsus ja omavalitsuse kohustus, nii palju kui see on võimalik, on inimesi aidata raskel ajal. Vahepeal riigi teemadel tagaplaanil olnud Urmas Reinsalu ütleb, et nüüd, kui Tallinna võim on kokku lepitud, ta jõulupuhkusele ei lähe. Ja nüüd ma kirjutasin välja endale täna hommikul juba viimase nädala jooksul, kus mu perspektiiv on olnud praegu Tallinnaga viimane nädal tegeleda, segadust tekitavaid asju, mida valitsuse poliitiline tõmblemine on kaasa toonud. Ja need on väga tõsised teemad, puudutavalt teadus-haridustegevuse rahastamist, puudutavalt haridusvaldkonda, puudutavalt õigusriigi toimimist, kohtunike ühingu väga tõsine protest, puudutavalt kliimaseadust, mida nõuab tööandjate kesklik täielikult tagasivõtmist, aga puudutavalt ka näiteks jäätmereformi. Tallinna koalitsioonileping näeb ette ka riigis automaksu tühistamise koostöös riigivõimuga.